ja avavile on antud ja Kalju saab alustada palliga. Suure tänasega otse väravale peale lööb. Tuleb hea löök ka ja Weinstein seal hästi käed paneb vastu. Ka omaks võetud ka, aga pallist jälle ilma. Kaugelt tuleb peale löök, aga selle hästi viinud. Tuleb hea pall ka sinna, Berg saab käed vahele, Ulme. Hästi jätkab sealt. Tuleb Senders Kaisti ka ja Männil on peaga löögile 5 meetri pealt ja lööb selle 1-0 värava ära. No suurepärane pall Kaisti ja 1-0 külalistele tuleb. No super pall ja suurepäraselt Mattias Männilaan selle momendi ära realiseerib ka. Väga ilus rünnak nüüd Tõmmet ja no on ikkagi domineeriva pool selgelt nad olnud ja seda väravat toimetamas on, aga leidis õige söödu ja Jüri Soini vasakul äärel juba saab Senders minna panema teele tuukulosorit, super löök ka. Üritus Soliitinilt. Jälle pall Kasti tuleb, seal kõvasti võitlemas on ja Patrik Ehjevs lööb mängu seisuks 2-0 44. minutil. No nüüd Sotšukov oleks pidanud paremini toimetama ja ikka väga-väga lihtsalt Patrik Ehjevsi löögile lasi ja Nõmme saab teise värava veel lisaks siin poole lõpus ja see on valus Kalevile, vägagi valus. Löök tuli parem kaitse, küll on kesktormaja, parem ääreründaja, vasak ääreründaja, mis iganes vaja, aga nüüd suurepärane löök peale tuleb. Männil on lööp, tabab posti. Ja on selline liikumist väljakul rohkem, super pall nüüd Männil on sinna liini taha. Sekunda küsib ka keskele, super tõrje praegu Weinsteinilt. Vasakul äärelt Jüri Soo natuke libastub, natuke ookab ära sellest rünnakust, tuleb hea sööt Sambele Kasti ka, kas tuleb löök peale ka, tuleb ja napi. Ei saa Sambe kohe jooksu ka, küll aga pall jääb talle, paremas ääres Laasner pakub, saab ka palli. Usta tuleb peale löök ka ja ei ole paha üritud. Rünnaku koht olemas Kaljule, aga ikkagi võeti suund tagasi. Võimalikult vähe riski ette võtta, tuleb nüüd Sambast löök ka, aga Kalev. Ja ongi kohtumik lõpuvile andnud, ei lase seda auti ära mängida. Kohtumise siis Nõmme Kalju võida. Minuga on siin väljaku ääres nõustunud paar sõna vahetama Kalevi poolt Taavi ja Jüri Soo. Taavi 2-0 kaotus täna, keeruline mäng, kuidas ise mängu kommenteeriksid? Ma arvan, et isegi nagu enamalt päris hästi, me nagu päris okeilt mängisime. Teine pool läksin, suutsime palli päris hästi hoida, kõigutasime ja mõned päris okeid rünnakud ka, aga ässa poolaeg need 2 olukorda box defending, need nagu jäävad kripeldama ikka. Et tegelikult nagu on natuke nagu lihtsalt võimalused, mida ära hoida, et jah, nende kallal veel töötama. Kas nõustuksid väitega, et kuni siis avaväravani olid tegelikult paremad võimalused isegi teil? Ja pigem küll jah, seal ükskord nurgalöögist Michael sai peaga löögile ja siis minu crossist oli ka Michael sai peaga löögile, et tegelikult on nagu päris suure võimaluse, värava võimalused. Et 1-2 võiks ikka vähemalt ära lüüa, aga no täna ei toonud, pole hullu, siis järgmine mäng. No täna niimoodi. Kas ootasitegi sellise mängupildiga Kaljut täna siia platsile või nad tegid võib-olla siis ettevalmistus midagi teistmoodi? Ei, pigem ootasime sellist jah, täpselt, et küll natukene alguses meil oli sükene, ei olnud päris see, mis me tahtsime, aga nagu pigem oli see, mis me ootasime juba, et tegime trennis need kaitsmised läbi ja et oli see, mis me ootasime. Mis poole ajal peatreener rääkis riietusruumis? Ei, seal oligi, minu ääres oli natuke jama olukord, et seal oli minu ja Sutšukovi vahel oli selline kommunikatsiooni iga natukene, et kes läheb ja kuhu läheb, et selle saime pool ajal korda ja teine poolaeg, ma arvan, tuli päris hästi juba välja. Millele enne mängu põhirõhku panite, et kas oli midagi nagu eriti kuidagi fookuses ka või oli mingi selline põhielement? No, kuna me teame, et Kalju on üks Eesti parimaid meeskonda ja ilmselt peab rohkem kaitsma kui võib-olla tavaliselt, nii et siin juba jooses on vaja natuke rohkem kaitsta ja ma arvan, sellel oli rõhk ka täna, et rohkem natuke kaitsta ja kontrates nagu nõeluda, aga täna
täna nagu natuke enam-vähem nõeldusime, aga mitte nagu värava vääriliselt. Selge pilt, kuule, ma ei hakka sind rohkem kinni hoidma, tänan ja soovin edu taastumisel. Nii, ja nüüd võite poolelt siis Mattias Männilaan, avavärava autor, võtamegi kohe selle värava olukorra, räägi see olukord ära, kuidas sina seda nägid? Muusa leidis äärest väga hea ruumi ja pani natuke vist tuulele veits vastu, et jäi nagu õhku see pall taha posti ja olin seal kõige kõrgem ja lõin ära. Igati ilus ja meisterlikult lahendatud värav. Kuidas üldse, võtame isegi näiteks selle tuule, et kui palju see reaalselt mängu mõjutas? Eks ta ikka natukene mingit moodi mõjutab, aga olles mänginud hullemate tuultega ei tahaks öelda, et see mingisugune suur vabandus oleks, et siiski mõlemad pooled mängivad mõlemal poolel, et sa pead sellega siis harjuma ja mängupilt natuke võib-olla muutub, aga sa pead ise valmis selleks olema. Muidugi. Esimene poolaeg tegelikult Kalevil olid päris head momendid enne, kui te 1-0 juhtima läksite, et poole ajal läksite 2-0 eduseisus juba, et millis seal õhkkond oli ja mis juhtnööre siis peatreener teile jagas? Jah, esimesel poole tõesti Berk päästis meid päris paar korda ja ühe kord lõid üle ka seal värava eest. Pool ajal tegelikult läksime üsna enesekindlalt riietusruumi ja põhirõhk oligi sellel pigem, et jätkata nagu enesekindlat mängu ja kuna tegelikult minu arvates esimest poolega me nii-öelda dikteerisime ikkagi, siis et samamoodi jätkata nagu teisel poolel. Ja viimaks, mis võib-olla joonistus natuke rohkem välja, oli see, et teie parem äär oli väga aktiivne ja võib-olla vasak äär selle kõrval natuke nagu kahvatus, et kas see oli näiteks midagi, mis te enne tahtsitegi, et seda paremat äärtust rünnata või kuidagi vähemalt selline mulje nagu kõrvaltvaatajana jäi, et kas see oligi osa plaanist? Me pigem oli jutuks rohkem see, et proovime palli sinna äärde saada ja sealt leiame sendertused alla, kust meil siis ka 2 väravat täna tulid. Et ei olnud otseselt mingi rõhk sellele, et ühest kindlast äärest saada, et eelmine mäng jällegi läksime rohkem vasakust äärest, et see ei käi niimoodi. No arusaadav, aga suur aitäh sulle ja palju õnne veel 3 punkti puhul ja edu järgmises.